Ei ole teisik pildil, tegelikult meil on üks veel, aga täna siin on veel neljakast. Kuna kabaree õhtu, siis prantsuse teema nii-öelda, siis tavaliselt ma olen varjanud kuulma õpikutes neid šansoone ja võib-olla mustatud mõnda klassikalist teost, aga täiesti avastamata ala on prantsuse folkmuusika ja selle esitusele tulebki ühe mehe Innol Koor, kes on lõõtsamängija. Tema üks lugu. Kas te kõik tantsite ka, et te olete leisite pillirühma, kas te olete kõik ka tantsuga? Praegu on meid laval 4, muidu on meid rühmas 5 ja 5-st 4 me tantsid. 4 tantsid, väga kõva, tantsu ja pillimehed. Kuidas, see on nüüd juba üldine küsimus, kuidas leiavad tänapäevalised inimesed sellel ajal, kus mängitakse enam kitarri, trummi, bassi, leiavad tee viiulite, akordionite ja puhkpillideni? Meil on siiski Tallinnas olemas muusikakool, neid on mitu tükki ja seal tegelikult õpetatakse enamasti klassikalisi instrumente. Aga
mille alla tänapäeval käivad ka akordionid. Ja eks kui minnakse muusikakooli, siis ikka pilli õppima. Näete, Eestis on ka kõik võimalik. Aitäh! Nüüd algab paus ja saab oma lemmikut. Ei tule veel paus. Meil on siin inimesed, kes on praegu viimased abituriendid, kes tahavad tänada ühte teatud inimest. Me laseme neile täna rääkida pausi teile. Aga nad ei ole käitunud. Nii, tere! Mina olen Jana-Liisa endiselt ja ma palun siia oma kaaskodanikud lavale. Palun tulge, ärge häbenege, ma ei taha siin üht, ma kardan. Aga igal juhul meie oleme siin selleks, et tänada ühte kindlat inimest. Tema on aidanud meid edasi ka siis, kui ta sellest koolist kord minema lendas. Ja kõige suurem tänu just temale selle eest, et tema tuli rebaste ristimise päeval siia kooli, oli terve päeva siin, et filmida rebaste ja nende jumalate tegevust. Ja nüüd ma paluksin ta siia, Kasper Räidö. Ja Kasper sai endale kõvasti plaksutada. Sa oled väga tubli. Ja nüüd me laseme teilt rahulikult pausile, ma rohkem teile seda.